on siis tänane töövahend. Käru, kallutatav ja John Deere'i traktor. Ilus roheline. Päris äge masin. Ja siin jooksevad lambad. Joovad vett ja lõugavad. Aga asume siis tööle. Vaatame, kas asi käima ka läheb. Nii, ja võib-olla siis paari sõnaga, et mis tööd me siin täna tegema hakkame. Öeldakse selle kohta siis stick picking, et põldudelt siis tuleb ära korjata kõiksugu roikad, kivid, muu prügi, mida näed. Ja miks seda sodi üldse siin põllu peal on see, et ennem oli see koht siin niisugune võsa, mets vist ei saa öelda, pigem niisugune võsa, mis on maha võetud ja kuhu on siis põld asemele tehtud. Et alguses siis võetakse kogu see võsa maha, kogutakse siis kokku nii palju, kui neid roikaid ja kände välja tuleb, pannakse tuli otsa. Aga siiski midagi jääb siia nii või naa siia maha ja vaikselt siis korjatakse ära, et iga aastaga peaks muidugi vähemaks seda jääma ja jääbki. Aga niipea, kui jälle mõni külvik või mõni muu agregaat üle sõidab, on jälle need roikad ja muu jama väljas. Võib-olla saab näidata ka, et missugune siin nagu enne oli, kui siia põld tehti. No ilmselt selline võsa oli siin ennem. Mis on nüüd siis maha võetud ja on suur põld. Ja selles suhtes on tegu üsna vajaliku tööga, et olen ise näinud, kuidas sellised jupid jõuavad näiteks kombainidesse ja lõhuvad seal nii paljugi kalleid juppe ära. Ja siis on juba jah, et jupi hind ja siis tööaeg maksab inimestele, kes tööl on, aga masin seisab ja kakutakse tükk aega neid kännujuppe sealt kombainisüsteemidest välja, et see on jälle raha ja aega nõudev asi, et targem on need kännud siit ennem ära korjata. No ja muidugi jäävad need ette ka teistele seadmetele, näiteks külvikutele ja lõhuvad seal igasugu torusi ja asju ära. Et selle tõttu on tähtis töö, tead. Mitte, et ma nüüd tahaks seda tööd nüüd maru tähtsaks siin teha, aga kui mõelda, siis nii on, see on vajalik. Ja mis ma ennem rääkisin, et siin põletatakse neid, et siin on näha, et see on ka natukene tuld saanud, aga ei ole täitsa ära põlenud. Siin samamoodi. Selline paras söetükk.
ta läheb roika haaval. Ja jälle roigas. See on muidugi suht väike, aga korjame ära ikka. Traktorist sisse välja hüppamine väsitab ära küll, aga loodame, et aitab füüsilisele vormile natukene kaasa. Äkki saab mõnest lisakilost vabaks teha. No nii, ja nüüd saan näidata kive ka, mis tuleb ära korjata. Sellised meenutavad veits mingi komeeti, aga kurat teab, mis asi see on. Mõned kivid on ikka päris suured ka siin. Kurat, seda ma ei jõua tõstagi väga. Nüüd on siuke huvitav vaatepilt, et räme suured kotkad söövad kedagi seal maas. Ja noh, on tunda ka, et keegi on oma otsa seal leidnud. Lõhnast tunda. Jah, sõidame siit ära. Vahepeal on see ka, et sõidad päris pikalt ennem, kui märkad mõnda roigast või kivi, et siis on nagu mõnus. Luisid ja vaatad. Aga seal juba näengi ühte kaigast ja peab minema ära korjama. Vahepeal lisaks kividele ja okstele leiab ka kaableid. Täpselt ei teagi, et mis kaablid need on. Ilmselt ikkagi mingite masinate küljest vaikselt lahti koorunud. Ja leidub ka vana rauda. Nüüd teeme siis väikse pausi. 3 tundi oleme nüüd korjanud. Läheb järjest soojemaks ka. Hakkab juba janu tekkima ja vett kuluma. Aga nii palju veel sellest tööst, mis me siin siis praegu teeme. On see, et hästi tihti on see selline esimene töö, mida inimesed teevad, kui nad kuhugi viljafarmi tulevad. Et ongi see stick picking. Minul see pole muidugi esimene töö. Endal oli esimene töö oli selline viljatünnide liigutamine ja muu säärane ja traktori kärvuga viljavedu. Aga nüüd jah, peale viljavõttu on niisugused üsnagi vaiksemad ajad, vähemalt minu jaoks. Siis ma natukene saan siin teha seda põllukoristust. Aga muidu töö iseloom siuke jah, tegelikult mulle meeldib, et siuke üksi tegemine. Et üksi sõidad ja korjad ja saad rahus olla oma mõtete asjadega. Kellele sobib, kellele mitte muidugi,
aga jah, ikkagi oluliselt rahulikum kui see viljavõtutöö, et seal pead kogu aeg kuulama, mida keegi sulle ütleb ja mis käske nüüd annab ja ega nendest aussikatest on suht raske aru saada, ma ei tea, ma mingi enamuse ajast ei saa midagi aru. Neil see aktsent on siuke teistmoodi, kui meie oleme harjunud. Koolis õpime ju briti inglise keelt ja teles kuulame rohkem Ameerika inglise keelt filmides ja niimoodi. Aga muidugi oleneb aussikas ka, et mõne jutt on küll üsna selge, aga mõnest ei saa ikka kohe midagi aru. Eks see võib-olla on umbes sama, nagu Eestis on ju ka igasugu murrakud ja keegi võru keelt räägib, ega siis ka ei saa ju suurt midagi aru, et ilmselt siin on samamoodi, et omas piirkonnas on võib-olla mingi oma siuke aktsent või keel juures või murrak, kus seda õigem öelda on. Aga jah, mis ma siin ikka lobisen, lähme teeme edasi. Siin on nüüd räigelt kive, mida tuleb korjata ja päris suured teised. Aga loodame, et ei ole mingit muud tehnikat vaja, saab nüüd siin suuremad ise ära tõstetud. Üks maru jurakas kivi oli nüüd, aga õnneks sõbrapoiss sattus siin samas põllul töötama ja aitas hädast välja. Aitüma talle. Seal ta nüüd läheb oma põkaga. Tööpäev läbi. Aga istume autosse ja tagasi kodu. Kas käima ka läheb? Mingi häda on. Läks. Ja nagu ikka mega palav siin autos, saun. Aga veel enne kui koju lähme, siis põikame ühest kohast läbi. Siis selgub, kui sinna kohale jõua, mis seal on või mis seal ei ole.
siin siis jah, ennem eemalt vaatasin, et maha jäetud autod on siin, aga nende saatus on nagu ebaselge, et miks nad siin sellises olukorras on, aga kohe näitan. Kurat, ega siin peab vaatama, et usse ei ole. Nonii, üks auto on selline. Ka mingi tüüpiline kastikas ja terve hunnik kola peale valatud. Aga üks on vist seal. Seda pleki juurakat ma ei tea, mis asi see on. Ja siin on ka mingi masin. Mingid mootori osad on üldse pagassis ja nii mõnigi kivi ka peale visatud. Aga selline oli siis sükene ülevaatlik video ühest süksest tüüpilisest Austraalia tööpäevast. Võib-olla saab siit keegi mingit aimdust selle elu ja selle töökoht, et aga jah, nüüd ma ilmselt panen mõned eestikeelsed laulud peale koju sõites, et ikkagi emakeel ära ei ununeks ja äkki näeb juba mõnes järgnemas videos.